Kuna te mõistate ainult lihtlauseid, siis kordan üle ja lugege mu huultelt. Maksud ei tõuse. Punkt. Oli liiga keeruline. Maksud ei tõuse. Punkt. Et teil on ükskõik, mis värvi lipp, eks ole, sinimustvalge asemel siin Pika Hermanni tornis lehvib. Kert Kingo, protseduuriline küsimus, palun. Jaa, ma tänan teid, austatud istungi juhataja. Palun kutsuge peaminister korrale. Sellist lausvalet, sellist siltide kleepimist, laimamist, inimese au teotamist Riigikogu saalis teha, see on täiesti lubamatu. Kutsuge palun peaminister korrale. Ma tänan. Aitäh. Istungi juhataja ei saa ette kirjutada peaministri vastuseid, ja ei saa seetõttu lugeda seda praegu protseduuriliseks küsimuseks. Varro Vooglaid, protseduuriline küsimus, palun. Jaa, minul on küll protseduuriline, täitsa ka siiralt kohe. Teiseks, oponentide süüdistamine vaenuliku ja mingisuguste teiste riikide käsilasteks olemises. Et siin me ei ole kaugel enam sellest, et jõustruktuurid hakkavad opositsiooniliikmete kodudesse tungima. Et päris tõsiselt need väited on väga ebameeldivad ja väga jõulised ja minu meelest ka ma paluks, et peaminister ikkagi natukene hoiab tagasi, et oponente niimoodi süüdistada riigivastasuses ja milles veel, see ei ole kuidagi parlamendile kohane. Aitäh. Varro Vooglaid, palun, protseduuriline küsimus. Jaa, minul on 2 protseduurilist küsimust isegi. Esimene seisneb siis selles, et kas te tunnistate istungi juhatajana, et teil on teatav huvide konflikt, millest te peate olema teadlik ja mille teostamist te peate pidevalt vältima. Ja teine küsimus on see, et kas teil istungi juhatajana on reaalselt kohustus kutsuda peaministrit korrale, kui ta ei vasta sisuliselt Riigikogu liikmete küsimustele. Ma ei ütle seda, et te peate ette kirjutama, mida ta peab vastama. Ma saan väga hästi aru sellest. Teil ei ole mõtet mulle seda ütelda, et teie ei saa talle ette kirjutada, mida ta peab vastama. Elementaarne. Aga kas teil on reaalselt istungi juhatajana, meie esindajana, kohustus kutsuda inimest korrale, kui ta ei vasta Riigikogu liikmete küsimustele? Aitäh. Ma täpsustan nüüd, et teemapüstitus on väga üldine. Teemapüstitus on olukord riigis. See on väga üldine. Tõenäoliselt on peaministril ka see ettevalmistusfaas on väga lai ja peaminister vastas üldjoontes Riigikogu liikmete küsimustele. Ja nagu ma ütlesin, Riigikogu istungi juhataja ei saa ette kirjutada ministritele vastuste sisu. Ehk siis loomulikult on istungi juhatajal õigus sekkuda. Kas teie hinnangul Kaja Kallas vastas sellele küsimuses esitatule või ei vastanud? Aga see on teie kohustus, mitte see, et teie saate hindama hakata, kas ta teeb seda või tee. Miks te seda ei tee? Ma tahan seda teada, sest see on teie kohustus. Aitäh. Ma ei loe seda ka protseduuriliseks küsimuseks, sellepärast, et see ei puuduta praegu seda protseduuri, sest see on toimunud vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele ja sellega ma lõpetan selle küsimuse käsitlemise.